Tere, mina olen Triinu ja täna ma räägin sulle ülitundlikkusest. Ja see ülitundlikkus tekitas mulle väga suurt ärevust ja lõpuks väga suurt depressiooni. Nii et ma räägin sulle oma lugu, et, äh, et ka teised, kes siis selles mõttes otsivad lahendusi, siis nad oleksid teadlikumad, sest täna olen mina selles kohas, kus mina saan aidata juba järgmisi inimesi, sest ma olen need koodid kõik lahti häkkinud. Ehk siis ülitundlik mina. See ülitundlikkus tuleb tegelikult meile sellest kohast, et kus me juba hingena oleme tulnud siia maa peale selle taotlusega, et me muudame oma peresüsteemi. Ja, ja see tähendab seda, et sa tunned tundeid, sest see on sinu jaoks täiesti normaalne. Aga sul võib olla ema, kes ei tunne tundeid, sest ta on need lukku keeranud. Ja sina hingena oled siis see koht, kus sa oled võtnud selle nagu koha endas, sina ise, sinu teadvus, et ma pean oma ema õnnelikuks tegema. Ja siis see tähendab seda, et kui sa näed teda raskuses, siis sa oled võtnud ise selle raskuse enda kanda. Nii et kõik, kus sa täna oled ülitundlikkuses või ärevuses või depressioonis, on see koht, kus sa võtad ise nüüd vastutuse ja tuled ise sellest olukorrast välja. Ja kui sa ei oska, siis sa küsid abi, sellepärast et see ülitundlik mina on see, kellel on siis nii palju tervendamata kohtasid ja ta ei ole üldse omal kohal. Ta tervendab kogu suguvõsa, aga selleks, et elada oma elu, on vaja tulla omale kohale, omaenda puhta teadvusesse ja luua ise oma elu, mitte selles mõttes korrata oma esivanemate elu. Ehk siis, et see ülitundlik, et sa ise tunned selle ära, see ülitundlikkus hakkab juba sellest kohast, et sa tõused hommikul ülesse ja sul võib olla juba ärevus. Su keha võib täiesti väriseda ja sa tegelikult ei jõua isegi tööle minna, sest sul hakkab nii kehva, kui sa lähed tööle, sest sinu närvisüsteem on nii pinges ja üks pingetes siis ongi see pool, et ma pean tööd tegema, ehk siis surveenergia. Sul ei ole seda kohta, et aga ma lähen, teen seda, sul on meeletult suur surve ja siis sa oled selles surves ja see lõhub inimest nii palju. Mina olin selles. See oli nagu see, mis viib lõpuks ka depressiooni, sellepärast et ma olin selles kastis, kus minu teadvus ei olnud nagu näinud, et on võimalik ka elada teistmoodi. Sest ma olin selles esivanemate programmis, kus nad ongi, et töö, kohustused, ellujäämine ja nüüd on see koht, kus me saame aru, et tegelik elu on hoopis midagi muud ja see on see koht, kus sa tuled ära ja kus sa oled piiramata. Sul ei ole mingeid piiranguid, mida sa siis pead tegema. Sa teed seda, mida su hing ütleb. Sa elad oma selles mõttes kutsumuse järgi ja sa tunned, mul on vaja seda teha ja sa teed selle järgi. Et et ma lihtsalt ütlengi, et tänu sellele, et ma hakkasin ennast tervendama sealt välja, saan ma teha täna oma hingetööd, sest inimestel ei ole seda teadlikkust, et elu võib olla ka lihtne, kerge ja teha seda, mis su hing tahab, hinge järgi elada. Nii et kui sa täna oled juba aru saanud, et sinu immuunsus on madal, sa oled aru saanud, et eluenergiat jääb järjest vähemaks,
siis sul võib tekkida mingi moment see, et mul on kopp ees sellest jooksmisest, sellest rapsimisest, sest mina olin täielik Duracell'i jänes, kes jooksis täielikult nii kaua, kui siis elu enam ei andnud voodist välja minna. Nii et ja siis ma sain aru, et rapsimine ei vii mitte kuhugi. Elu tuleb elada täiesti teisest kohast, täiesti flow's ja täiesti loomingus. Aga mis on see koht, on see pool, et kui me oleme igalt poolt kinni, et ärevus on hirmupõhine, siis see tähendabki seda, et sul võivad nagu jalad väriseda, su keha väriseb, sest see on hirmud, mis on ladestunud sinu energiasse. Kui sul on depressioon, siis sul on juba kroontšakra kinni ja sa ei näe nagu uut lahendust. See on see koht. Meil tuleb nad kõik lahti teha, samamoodi kurgutšakra. Miks mul oli kilpnäärme ületalitus? Sest ma ei julgenud väljendada ennast. Ma ei julgenud väljendada oma mõtteid. Ma ei julgenud kuulata oma südant. Aga need on ju kõik ellujääja inimene on see, kes rapsib, aga see, kes hakkab elama, hakkab kuulama oma südant, hakkab rääkima, hakkab siit nagu energia hakkab tõusma ja kroontšakra hakkab avanema ja need on need kohad, kus siis mina saan sind aidata, kes sa oled võib-olla täna ärevuses, depressioonis ja ei tea, kuidas edasi minna, siis ma lihtsalt ütlengi, et mina olen täna nagu inimeste aitamiseks valmis, et inimesed ei peaks olema seal kannatuses, et elu saaks uue alguse. Ja, ja see ongi see pool, et mina saan rääkida, mida ma tunnen, aga selleks, et sina sinna jõuaksid, on vaja sinu alateadvusest lahti häkkida see kood, kus sa oled. Kus kohas sinu keha annab märku, sest kehateadvus on täna kõige olulisem, sest et keha räägib, ainult keha. Et kui sa ennast ei kuula, siis su keha hakkab järjest rohkem karjuma, järjest rohkem hakkab karjuma, järjest suurem ärevus tuleb, järjest suurem, et kui inimesed saavad nagu väga suuri nagu diagnoose, siis on see koht, et nad pole kuulanud oma keha, sest sinu keha ju räägib, mitte keegi teine. Sinu keha räägib ja see keha lihtsalt soovibki vabaneda nii hirmudest, nii ärevusest, nii süütundest, nii vihast ja sinu hing ja keha soovivad olla puhtas iseenda teadvuses ja luua iseendale oma elu, mitte korrata enam esivanemate siis programme. Nii et mina olen Triinu ja olen täna see, kes siis aitab inimestel vabaneda blokeeringutest, kus nad ei näe, kus nad on iseenda elus ees iseendal. Nii et kui sind huvitab, siis kirjuta julgelt mõttemustrite vägi. triinu@mõttemustritevägi.ee. See kõik on võimalik, see kõik on võimalik. Nii et ära jäta ennast sinna kannatusse, ära jäta sinna ülitundlikkusse, sest see on märk, et see tahab tervendada. See on märk sellest, et keha karjub, et tule ära sealt. Ja kõik on võimalik. Aga imelist päeva sulle. Tšau ka.